tere sulle Meeri Torulehele! Tänane video on ajatu valikutega video, üldine ladumine, nii et võta siit vaid see, mis sinuga resoneerub ja kõik muu lihtsalt jäta. Ja teemaks on, sulle on sõnum. Väga lihtne ja mõnus teema. Meile kõigile meeldib sõnumeid vastu võtta ja saada kinnitusi oma küsimustele ja oma teemadele. Tänase ladumise mõte tuli sellest, et meie hing räägib meiega alati ja tihti nii vaikselt, et me ei kuula teda ja ei pane tähele tema sõnumeid. Ja jube lihtne on minna mõistusega tegutsema ja toimetama, jätta see hinge pool ja hingetee otse kui kõrvale. Nüüd tänase ladumise juurde sul on valida kahe sellise kaardipaki vahel. Esimene on selline must Fortuna taro, teine on roosa hingetaro, hingekaardid. Nüüd valikut langetades võta ühendust oma hingega ja tunneta, et läbi kumma paki ta tahab sulle oma sõnumit edastada. Tere sulle, kui sa valisid selle musta paki ja Fortuna taro. Siin on sinu kaardid ja sõnum sulle. Esimesena tuleb välja selline kaart nagu keiser. Keiser on hästi sirge ja selge energiaga kaart ja ta väljendab seda, et sa peaksid võtma oma elus rohkem vastutust selle eest, kus sa hetkeseisus oled. See, kus sa praegu oled, on kõige eelnenu resultaat, mis su elus on olnud, sinu valikute tulemus. Nüüd alati saab kõike muuta, alati saab valida teisiti ja keiser ongi just selline energia, mis hästi sirgelt ja selgelt teab, mida ta tahab ja ta liigub selles suunas, mida ta tahab. Teise kaardina on sõnumina sulle on õiglus. Et mis iganes olukorras sa hetkel oled, siis tea, et õiglus valitseb. See natukene toob siia juurde seda sorti energia, et isegi kui sa oled praegu kitsikuses ja ei tea, kuidas edasi liikuda või kuhu edasi liikuda, siis sa võid olla kindel, et kõiksusel ja sinu hingel on sinu kõige kõrgemaks hüvanguks ja kõige paremaks hüvanguks kõige parem plaan. Lihtsalt, ja see on õiglane plaan, sulle täiesti jõukohane. Keiser on selline vastutuse võtmise kaart, et tihtipeale me kardame võtta vastutust, et kas me veame selle välja või kas me saame hakkama. Siis see õigluse kaart kinnitab, et jah, sa saad hakkama, sinus on kõik võimalikkused ja vahendid luua selline elu, nagu sa soovid, lihtsalt võta vastutus oma praeguse olukorra eest ja vaata, mis sul on veel ümber, et mida sa saad millest luua, kuhu suunda liikuda. Järgmise kaardina on väljas maailmakaart. Ideaalne, positiivne ja imeline kaart, mis väljendabki seda, et kogu maailm on sinu päralt. Siia hetkel nagu rohkem ei tahakski lisada, kui et võtaks järgmise kaardi ja selleks on päike. Imekaunis laud ja sõnum sulle sinu hinge poolt võikski olla see, et võta see maailm vastu ja see päikesepaiste ja see, no päike on kaardipaki kõige õnnelikum kaart ja ma olen enam kui kindel, et mis mõttes enam kui kindel, just täielikus veendumuses selles, et sinu hing tahab sulle alati head. Sinu hing ei jäta sind kunagi kitsikusse või hätta, et tema tahabki sulle anda kogu selle maailma. Nii et sõnum sulle siit võiks olla, et võta lihtsalt vastu kõik see ja usalda oma hinge. Võta vastutus, võta vastu, ole õiglane iseenda suhtes. Väga tihti me madaldame ennast ja sellega rikume ära hingeplaani, et mis nüüd mina, et see ei ole mulle ja
noh, sa tead ise, millest ma räägin, on ju. Et ole õiglane iseenda suhtes ja võta selline keisrisirge ja selge hoiak ja üsna varsti avastad seda, et sa oled saanud sellise väike sellise uue maailmavaate. Hingega kooskõlas elamine on alati hästi tõstev, kinnitav ja julgustav ja õnnelikuks tegev, et aga õnn saabki tulla ainult sisimast meie enda seest, kui me oleme kõrvale pannud kõik ohvrirollid, ohvripositsioonid, võtame vastutuse ja võtame selle maailma vastu, kuhu meie hing on kehastunud. Imeline laud ja tahaks sind kuidagi julgustada ja kinnitada, et kui sa oled ka sellises hästi kitsikuses olukorras ja sa võib-olla ei näe väljapääsu ja sulle tundub, et kogu maailm on sinu vastu, siis tea, et see päike, sõnum sulle siit on, et päike paistab ühel päeval ka sinu elus, et õiglus võidutseb alati. Et ole järjepidev, ole kindel ja võta kõik hea vastu enda ellu. Aitäh sulle! tere imeline, kui sa valisid selle teise kaardipaki, siin on sinu ladumine ja esimese kaardina on lauas selline kaart nagu torn. Torn on natuke raske energiaga kaart ja tihtipeale me kardame torni ja seda purustavat jõudu, mis tornis on, aga tornikaart ei pea kartma, tornikaart on selline kaart, mis teeb platsi puhtaks. Ta lükkab kõik ebavajalikku meie elust välja ja sõnum sulle võibki olla see, et luba see torm enda ellu ja tekita ise tormi. Luba kõikidel emotsioonidel välja voolata, ära hoia midagi endale. Tee üks selline suurem puhastus iseeneses, lammuta ära kõik vanad struktuurid, mis ei toimi ja mis ei ole sind edasi viinud, ükskõik mis küsimus see sul võib olla. Kui sulle tundub, et sein on ees ja kuidagi pidi ei saa, siis lammuta see sein lihtsalt maha ja vaata, mis seal seina taga on või keera ringi ja vaata, äkki on hoopis selja taga see, mida sa ei märka. Nüüd järgmise kaardina on väljas hierofant, ülempreester. Selle kaardiga väljendab sinu hing seda, et küsi abi. Küsi abi oma hingelt, pöördu sissepoole, pöördu sellise sisemise pühaduse poole ja küsi märksõnu ja küsi juhatust, küsi nõu sellelt sisemiselt pühalt hingelt, sellelt igavikulist elu kandvalt osakeselt iseeneses, et kuidas ma saan sellest olukorrast edasi või mis võib olla minu tee, mis on see, mida sa soovid, et ma praegu teen, tee otse kui koostööd oma hingega. Järgmise kaardina tuleb välja selline kaart nagu täht. Täht on imeline kaart, mis väljendab seda, et sina oledki oma elu täht. Sina oled see A ja O iseenese elus. Ja minu jaoks hetkel see täht tähendab siin lauas seda, et su hing on sulle hästi lähedal. Su hing tahab sind suunata ja see juhatus on otse kui käeulatuse juures, et lihtsalt võta see vastu ja kuula, mis on hingel öelda. Järgmise kaardina tuleb välja müntide äss. Müntide äss on selline, nagu kõik teisedki ässad, on hästi positiivne kaart kaardipakis. Ta väljendab niisugust materiaalset küllust. Et sinu hing tahab, et sa elaksid külluses. Su hing tahab, et sul kõik sinu vajadused oleksid kaetud, et sul ei oleks ühtegi materiaalset muret. See lihtsalt selleks, et sinna hetke jõuda. Küsi oma hingelt, kas sa oled hingeteel. Küsi juhatust. Ja järgmise kaardina tuleb välja selline kaart nagu päike. Päike on kaardipaki kõige positiivsem kaart. See kinnitab kogu selle laua, et hingel on sulle varuks
ainult hea ja ainult küllus ja tea, et sina oled oma elu särav täht. Sa oled imeline, sa oled kõikvõimas, kui sa vaid usud ja lubad endal seda olla. Ehk siis sõnum sulle võiks olla see, et ära pelga tormi, küsi abi ja eelkõige iseendalt ja enda hingelt ja tea, et sina oled oma elu täht. Sina lood oma elu ja sina ise oled see, kes saab oma ellu vastu võtta kõik selle hea ja parema, mis see müntide äss ja päike siin väljendavad. Sa oled lihtsalt imeline. Ära kohtle iseendas. Aitäh sulle!